Uudishimulikult tervisest. Räägime täna terviseennetusest ja sellest, kas oma tervisega seoses on üldse võimalik ka näiteks elevust tunda. Kui vaatame inimeste tervisega seotud laiemalt, siis näiteks rasedus on üks väheseid hetki elus, kus inimene hakkab täiesti loomulikult oma tervist süsteemselt jälgima. Analüüsid, visiidid, mõõtmised, soovitused, tähtajad ja rutiinid on sel ajal normaalsed. Neid ei peeta liigseks muretsemiseks, vaid vastutustundlikuks käitumiseks. Aga miks on selline tervise vastu huvi tundmine nii loomulik just raseduse ajal? Miks ei võiks samasugune teadlikkus tekkida ka teistes eluetappides? Näiteks südame-veresoonkonna haiguste, vähi, diabeedi või vaimse tervise probleemide ennetamisel. Täna uurime, kas tervise elevus võiks olla midagi enamat kui rasedusega seotud nähtus. Kas rõõm, huvi ja teadlik tegutsemine oma tervise nimel võiksid olla osa tavalisest ennetusest meie tervishoiusüsteemis? Ja kuidas seda teha nii, et tervise jälgimine ei muutuks ärevuseks, vaid aitaks inimesel oma tervist paremini juhtida? Saates on külas Riigikogu liige ja endine sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Antegeneesi asutaja ning onkoloog Dr. Peeter Padrik. Tere, mina olen Signe Riisalo ja minu taust on selline, et ma olen 26 aastat Sotsiaalministeeriumis lastekaitsega tegelenud. 2019 võtsin siis käia selle tee, mis üldiselt on vihatud ehk poliitikatee ja olen olnud 4 aastat sotsiaalkaitseminister. Ma küll otse tervishoiuga ei tegelenud ja võib-olla siin tänases vestluses olen ka natukene patsiendi rollis, aga mida ma olen aru saanud elu jooksul ka sotsiaaltööga tegeledes ja lastekaitsega tegeledes, et väga paljude inimeste murede ja probleemide kuhjumise taustal on algpõhjused tervises. Olgu see vaimne tervis või füüsiline tervis, sealt tuleb tegelikult palju sellist, millega hiljem on vaja tegeleda. Tere hommikust, mina olen Peeter Padrik, onkoloog, maakeeli on siis vähiarst ja ma olen siin juba aastakümneid Tartu Ülikooli kliinikumis ravinud vähipatsiente, aga nüüd viimased 7 aastat olen tegelenud personaliseeritud vähiennetuse arendamise ja kasutusele toomisega nii Eestis kui rahvusvaheliselt Eesti tervisetehnoloogia ettevõtte Antegenes asutaja ja juhina. Signe, kas sa mäletad mõnda hetke oma elust, kus sa tundsid tervise pärast päriselt elevust, mitte nagu muret või mitte stressi või pinget, aga elevust, põnevust, et siin nüüd on mingid, ma ei tea, asjad või võimalused? Jaa, muidugi, ma olen tervise ärevust ka tundnud, ma võin sellest ka rääkida, aga tervise elevus küll, kui ma sain diabeedi diagnoosi, siis endalegi üllatuseks ja hämmastuseks mul ei tekkinud sellist mure, vaid mõtlesin, et ahah, see on siis nüüd nii, mul on võimalus tegeleda millegagi. Ja kuivõrd minu diabeet ei ole kuigi tõsine, teist tüüpi diabeet on see siis kõik see, mida ma ise teen, mida ma söön, kuidas ma magan, mismoodi ma liigun, kuidas ma oma stressi juhin, viimasega muidugi kõige keerulisem elutempot arvestades, aga 3 esimest kindlasti, need andsid mulle nagu tõepoolest sellise elevuse jälgida ja kui ma veel panin endale ka glükoosimonitori peale, siis sellest tekkis veel eriline elevus, sest ma sain nagu enam-vähem online'is vaadata, et mis minu organismis toimub, mis mõjub. Peeter, millal oli teil kohtumine inimesega, kes tõesti päriselt ei olnud mitte mures oma tervise pärast, vaid pigem nagu tahtis teada, mismoodi ja kuidas nii-öelda teha mingi pikem plaan ja nii edasi? Just Antegenese töö kaudu tegelikult ma puutun selliste inimestega kogu aeg kokku, kes on nagu huvitatud oma tervisest, selle säilitamisest ja tahavad just suhtuda teadliku plaaniga tervise säilitamisse. Aga tegelikult see arstikabinetis ei ole ju tavaline. Tavaliselt me arstikabinetis ikkagi lahkame mingit juba, kas rohkem või vähem, aga ikkagi akuutset probleemi. Ja selline pikema plaani ettevaatamine pigem toimub ikkagi läbi põhjalikuma mure.
jah, tavaliselt see väga tihti on nii, aga tegelikult ka see terviseennetust ei peaks tulema arstikabinetti, vaid algama palju varem juba inimese kodus, lapsepõlves, nooruses, töökollektiivis ja tegelikult oleme ka püüdnud neid teenuseid viia just kodutasemele, haiglast välja. Et ma arvan, et just ennetuse jaoks peaks inimesed võimalikult vähe tulema haiglatesse või raviasutustesse nii-öelda. Jaa, Signe, no see oli mõneti ju ootamatu, et keegi on elevil ka oma siis diabeedi kontekstis. Mulle tundub, et võib-olla selliseid, no see ei ole ka otseselt nagu terviseprobleem või tervisemure, aga ettevaatavalt oma tervise teemasid inimesed ikkagi lahkavad enamasti sellel hetkel positiivses võtmes, kui on juttu rasedusest. Eks see on selline nagu baasmudel, et me teame, et midagi on ees ootamas ja siis me teeme ühte või teist iseenda ja siis järeltuleva põlve heaolu huvides. Miks see mõte ei levi nagu tervikuna inimesele? Kuhu jääb, kui korraks teoritiseerida ja pärast mõtleme süsteemi üle, et kuhu see siis tegelikult jääb, et me asjade käigu peale hakkame mõtlema alles probleemide ilmnemisel? No ma rasedusele lisaksin tegelikult ka selle imetamise perioodi, kus tegelikult see, kuidas ema käitub rinnaga last toites, iseenda tervist hoides, mõjutab ju ka otseselt last, nii et see periood on tegelikult pikem kui see 9 kuud, kui pikk siis kellelgi see rinnaga toitmise aeg on, aga ma arvan, et siin võib olla taustal meie üldine hoiak ja selline hoolimatu suhtumine iseenda tervisesse. Aga kui see nüüd puudutab minu last juba, meie last, siis on tegelikult sotsiaalne kontroll kõrvalt tugevam, sest lapseootel naisele ei ole ju lubatud see, teine ja kolmas, sellele vaadatakse ka avalikult viltu, siin on nagu avalik hoiak palju toetavam iseenda tervisliku käitumise juhtimiseks. Ja siis lisandub siia ju tegelikult ka enamasti lapse isa või teise vanema selline kontroll, sest mõlemad vanemad soovivad saada ju tervet ja tubli last, kes ka öösiti rahulikult magab. Püha mürm, ma praegu kuulen Signe, ma saan aru sellest jutust, aga ikkagi siis meie enda tervise küsimus lähtub ainult nagu sotsiaalsetest suhetest, et muidu vaatab naaber halvasti, muidu vaatab elukaaslane halvasti, mine tea, mida isa veel ütleb, eks ju, ainult sellest siis sõltub. See on see suhtumine, et see on autonoomne otsustusõigus oma keha üle, et kellelgi teisel ei ole sellega nagu suurt asja. Et see on nagu ühe poole pealt ja teise poole pealt ma arvan seda, et tõepoolest inimesed on hästi erinevad ja me näeme ju tegelikult ka uuringutest, mida kõrgem on haridus, mida suurem on sissetulek, seda suurema tõenäosusega ollakse ka iseenda tervist hoidvamad, säästvamad ja ka ennetusega tegelevamad. Ehk et probleemid on ikkagi suuremad seal, kus see teadlikkus on väiksem ja kus ka ootused selles keskkonnas on madalamad. No Peeter, minu meelest see paradoks või huvitav on see, et me lähtume enamasti vaistlikult, mulle tundub, või alateadlikult sellest printsiibist, et ma olen terve, järelikult on kõik hästi. Et järelikult midagi muutsma, midagi tegema ei pea ja ta ignoreerib justkui seda teadmist, et enamus probleemidest on teatud tõenäosusega ja iga oma mingi sammuga sa kas siis suurendad seda tõenäosust või heal juhul õnnestub ka kahandada. Ehk me nagu oma tervisest mõeldes, mulle tundub, ei mõtle lõpuni, olemegi ainult selles samas konkreetses hetkes. Miks? Jah, võib-olla just see raseduse aegne periood on hea võrdlus, et mulle tundub, et raseduse ajal on kõik vajalikud komponendid hästi nagu olemas. Esiteks eesmärk, terve laps, terve ema. Teiseks on konkreetne ajajoon, eks ole, ajalised tegevused ja kolmandaks on tegelikult olemas tugisüsteem, plaan naistele, ämmaemandate toetus, vajadusel naistearstide toetus ja ka mõneti personaalsem lähenemine sõltuvalt siis naise seisukorrast ja tervisest. Ja nüüd, kui mõelda nagu muu elu peale, siis seal kipub see kõik hägustuma, eks ole, puudub väga selge eesmärk,
või on see, ei ole süsteemselt mõtestatud, siis nagu need toetavad tegevused on sellised isoleeritud, noh, vahel vaktsineerimine, vahel mingi sõeluuring, aga nad ei ole seotud tervikuks, eks ole, inimese jaoks. Ja ma arvan, et see ongi praegu nagu süsteemselt puudu, et tekiks selline terviklik eesmärgistatud terviseplaan kogu eluks põhimõtteliselt, sest meil on juba sünnieelne diagnostika on, eks ole, olemas näiteks, on vastsüntinute sõeluuring, on kõik laste tervise asjad ja nii edasi, sõltuvalt vanusest on neid tegevusi oma jagu, aga nad ei ole seotud selliseks ühtseks toetatud tervikuks ja siis mingil hetkel see inimeste tähelepanu ajubki ja elus öeldakse nii ka, et kui tervis on korras, on 1000 probleemi, kui tervis ei ole korras, on üks probleem ja nii me siis elame. Ja Signe, nüüd võib-olla siit, mida Peeter minu jaoks praegu sõnastas, ma kohe küsin seda, et kas me seda sama ja kuidas me seda sama raseduse aegset teadlikkust või teadvustatust saaksime reaalsesse elu üle kanda. Aga siit sellest Peetri jutust tuleb ju välja põhjus ka. Miks sina oled siin stuudios? Sest et lõppude lõpuks kõik sotsiaalministrid, kes on olnud terviseministrid, siis nende eesmärk ongi olnud, nagu ma ei tea, süsteemi efektiivsus, nagu hoida kuidagi nagu see bilansis paigas, et meil on siin kuskil suur hulk patsiente, suur hulk haigeid ja see on ühiskonnale teatud kulu ja kuidas nüüd optimeerida seda tulemust, nende tööturul hoidmist, nende elus hoidmist sellisena, et ta maksaks meile nagu kättesaadava summa. Aga see ju iseenesest ei saa olla eesmärk. Eesmärk on see, et inimene tunneks elust rõõmu, et ta naudiks oma elu ja tervis on lihtsalt selle abivahend. Ja siin on olnud see justkui sotsiaalkaitseministri nagu suurem kontseptsioon, hoida inimene elu lõpuni nagu võimalikult kaua iseseisev, autonoomne, endaga hakkama saab ja kui mõni on sinna otsa veel rõõmus ka, siis on laias laastus poliitika õnnestunud, eks ju. Et kas me nagu vaatame seda tervise küsimust liiga kitsalt, kogu aeg liiga kitsalt, vaatame, et ei oleks köha, nohu ja usse. Ja kui ei ole, siis on kõik hästi. Jaa, Urmas, sa oled selles mõttes täitsa õigel teel, et Eesti tervishoid ei saa öelda, et ei tegeleks ennetusega, et tegelikult juba Peeter ütles ka, et vaktsineerimine, sõeluuringud, et see tegelikult on ju Tervisekassa ülesanne ja nad on teinud jõupingutusi selleks, et meil oleks järjest rohkem erinevaid sõeluuringuid, järjest rohkem vaktsineerimisi, et inimesed, kes siis soovivad, sest see on ju vabatahtlik, saaksid ennast potentsiaalsete haiguste eest või ka riskide eest kaitsta. Aga ma arvan, et see ennetus on palju-palju laiem ja algab ikkagi inimese enda käitumisest, mis võib-olla arstikabinetti ei jõua ja ei peagi jõudma, see on vanema rollis, kuidas ma oma lapsi eluks ette valmistan. Kas liikumine on igapäevarutiin, kas õhtuti hambaid pestakse ja hommikul ka ja vajadusel võib-olla vahepealgi, kas toit, mida lapsele antakse, on tervislik või on see pigemini valmistoit, kiirtoit, palju maiustusi, kõik sellised asjad tegelikult mõjutavad selle väikse inimese tervist tulevikus väga suures ulatuses. Aga inimene ise samamoodi peab olema tervisliku käitumisega ise enda pärast, aga ka eeskujuks oma lastele, sest lapsed õpivad eeskujudest, et ei ole mõtet lapsele selgitada, et sa pead seda sörki tegema või suusatamas käima talvel, kui vanem ise seda ei tee. Sama on lugemisega või paljude teiste asjadega. Ehk et tegelikult see kõige esmasem ennetus on tegelikult ikkagi inimeste enda teha, mida nad annavad ka oma lastele edasi ja siin on teadlikkuse tõstmine, mis on tõsi, ka ministeeriumide ülesanne, ka ajakirjanduse ülesanne, et ühiskonna ülesanne laiemalt. Aga Signe, kui me vaatame seda sama rasedate näidet, siis siin on ju ehitatud see kõik üles süsteemselt. Nagu põhimõtteliselt, sa pead isegi, ma arvan, et jah, et võib-olla kui sa kohe nagu esimesest päevast, ma ei tea nüüd täpselt, kuidas nagu protsessid lõpuni käivad, et võib-olla kui sa esimesest päevast peale hakkad hoiad kõik enda teada
eks ju, siis sa libised läbi süsteemist kuidagi nii, et keegi ei küsi, keegi ei soovita, keegi ei saada, keegi ei uuri, eks ju, et kindlasti on see ka võimalik, aga ma arvan, et see suurem osa ju algab pihta sellest, et kuskil tuvastatakse, siis on kuskil perearst, siis tekivad mingid järgmised asjad, ehk seal inimese elevuse peale on ehitatud kogu see süsteem üles. No inimese elevuse peale, aga tegelikult ju ka see on ühiskonna ootus, vajadus ja sügav arusaam läbi ajaloo, et see on periood, kus inimene vajab, naine vajab täiendavat tuge ja meditsiin on järjest arenenud, ehk et me oleme seda suutnud. Lisaks meditsiinile on siin ju juurde tulnud ka kõikvõimalikud erinevad teenused, mis on raseduse toetamine, eks ole, mis ei ole üldse tervishoiuteenused. Seda tahangi öelda, aga me ei ole suutelised panema igale inimesele kõrvale tervise teejuhti, mis tegelikult teatud seisundite puhul juba oleks mõistlik ja mida me tegelikult ju ka planeerime muuta tulevikus, neid seaduseid praegu valmistatakse ette. Aga see ei tähenda seda, et me kõikidele tervetele inimestele, ma ei tea, alates täiskasvanuks saamisest või siis mingisugusesse kooliikka jõudmisest, selle tervise teejuhi suudame tekitada. Koolides on kooliõed, kes võiksid seda tegevust tegelikult teha nii personaalselt, kui tegelikult ka kogu kooliperele, mismoodi tervislikult käituda. 100, ma ei tea, 3, 4, 500 lapse kohta ei tee üks kooliõde küll kahjuks seal peab. Ja aga me ei saa nii rikkaks ühiskonnaks kunagi, et igal ühel oleks võtta oma tervise teejuht, aga tõesti teatud seisundites inimese puhul on mõistlik seda rakendada, sellepärast et kombineeruvad mitmed süsteemid, seesama tervisevajadus, seesama enda käitumine, aga ka sotsiaalsüsteem, aga ka tööturu kontekst. Ehk siis Signe, sa ütled ikkagi lõpuks seda, et me ei saa seda sama südamehaiguste või diabeedi ennetamiseks, isegi kui kuskil on seal mingid märgid olemas. Saame ikka. Aga me ei tee, praegu seda ei tee. Praegu ei tee, aga seda tervise teejuhti me soovime tegelikult rakendama hakata, aga mitte tervetele inimestele, vaid neile... Ikkagi, kes on juba haiged. Jah, hästi. Peeter. Minu meelest on see, kuidas ma ütlen, füüsiliste isikute tervise teejuhtide kui füüsiliste isikute tekitamine Eestis vale tee, meil ei ole inimesi tegelikult ja tegelikult peaks tulema ikkagi nagu digilahendused selliste asjadeks, eriti tervetele inimestele ja nad vajavad, seda saab teha ju plaanidega, neil oleks plaan tehtud, mis on sisuline töö inimeste poolt, meditsiiniprofessionaalide poolt, siis on ta organisatoorselt kokku pandud ja tänapäeval selliste digilahenduste poolt toetatud. Nüüd siin ei saa nagu vastanduda ühtepidi nagu ühiskonda või veel vähem nagu valitsust ja siis nagu üksik inimesi, vaid tegelikult peavad kõik töötama koos. Sest üks probleem on, meil on selline mõiste nagu rahva tervis, hoid, see tähendab nagu ühistegevusi tervise kaitseks. Ja sealt tuleb nagu tihti selline kontseptsioon, et vaadatakse seda inimkarja, kuidas on tema tervis, eks ole. Aga tegelikult me oleme ju kõik selles inimkarjas nagu indiviidid ja tegelikult miks meie näiteks arendame seda personaliseeritud ennetust, on just see, et kaasata inimene ise ka aktiivsema mõttega kaasa, sest ei saa nagu üksi, eks ole, riik või valitsus või sotsiaalministeerium seda teha, et inimene peab ka ise tulema kaasa teadlikult oma tervist teadvustades, tegevusi teadvustades, aga siis riik ja ütleme, tervishoiusüsteem saab teda toetada selles, anda nõu, eks ole, ja suunata siis vastavatele tervist säilitavatele tegevustele paremini. Ma lihtsalt korraks nagu meenutab või see jutt viib mind praegu aastasse, äkki see on, ma arvan, kuskil 82 või midagi sellist. Ma arvan, ma olen 8-aastane ja mina ei tea, kus ema sellel hetkel 80. aastatel selle sõna võttis ja ma ei saa enam küsida ka ja vaevalt kui ta saakski rääkida, mulle oskaks seda öelda. Aga ma mäletan vestlust meie köögis, kus juttu oli sellest, et me neljakesi seal nagu laua ümber istudes enam-vähem ikkagi mingite normide järgi olime ülekaalulised. Ma arvan, tänastes vaates kõik okei, aga selles hetkes tundus kuidagi, et me oleme ikkagi ülekaalulised ja ema ütles, Urmas, see on meil perekondlik asi, see on meil geneetiline. Ma arvan, et see oli esimesi kordi, kui ma seda sõna kuulsin, kus ta seda võttis, ma ei tea.
ja see on nüüd mingi baasuskumus, eks ju, mis sellel hetkel inimese või siis ema ja poja suhtes selles vestluses oli. Me oleme täna ja noh, lootus sellel hetkel, et keegi saab teada, mis on tal geenides, oli väiksem kui 0, eks ju, et keegi ei vaadanud seda geenikaarti, ei sekveneeritud mitte midagi ja nii edasi. Täna on meil need andmed kõik olemas, ma ei tea, kui palju ühe inimese geeni sekveneerimine ja sealt teatud küsimustele vastuste otsimine maksab, ma arvan, Peeter oskab kohe öelda, noh, mitusada eurot müügileti hind, aga oma hind on ilmselt odavam, pakun, et alla 100. Peeter on ikka lastel pilguga, et ta ei taha kommenteerida seda, ma saan aru, äri küsimus. Kommenteerin küll, et tegelikult ei ole ennetus mitte mõõtmine ja riski hindamine, vaid ennetus on otsus ja tegevus, mis tehakse selle mõõtmise ja riski hindamise pealt. Amen, just, aga meil on need andmed kõik olemas, see ei ole ema keset kööki öeldud tunnetused, Urmas. Meil on seis selline, sööme rahulikult edasi, eks ju, et vaid see ongi see otsus, mida me nende andmete pealt teeme. Aga me ei suuda ju nende andmete töötlemise juurde jõuda, sest et meie kulutused on tervishoiusüsteemi teises otsas nii suured. Me ei jõua lihtsalt sinna juurde. No tegelikult ma ütleks seda, et kõik need digilahendused ja teadmine oma siis sellest geenipotentsiaalist, et need on vajalikud ja hästi sobivad meetmed nendele tervetele inimestele, räägime siis kõigepealt neist, kes ise tahavad ja suudavad, nii nagu ma enne ütlesin, et inimesed, kellel on kõrgem sissetulek, kõrgem haridus, nemad soovivad, eriti noorem põlvkond on valmis iseenda tervise nimel pingutama. Aga meil jääb ikkagi nagu ühiskonnas see osa, kes tegelikult nii väga ei hooli või vajalikuks ei pea ja seal on palju ka seda sotsiaalmajanduslikku tausta põhjuseks. Kas seal ei peakski tulema riik nagu appi? Aga üks moment. Mida ma tahtsin lisaks öelda selle tervise teejuhi koha pealt, siis võtame kas või vähipatsiendid. Kui meie tervishoiusüsteem, nii nagu sa Urmas kenasti ütled, on ju, keskendub ravimisele, siis nendel inimestel ja nende lähedastel on terve hulk muid probleeme. Taastusraviga, rehabilitatsiooniga, psühhosotsiaalse toe pakkumisega, nõustamine, siis sarnase kogemusega, kogemusnõustamine, eks ole, et tegelikult, et seda paketti selle inimese jaoks nagu kokku panna, et ka see ravi maha ei kukuks, et selleks ikkagi nendele inimestele on mõistlik need terviseteejuhid pakkuda, et seostada erinevate valdkondade teenused, mida on jube keeruline üles leida, sagedasti meil inimesed ei teagi, millised võimalused meil on. Ehk siis terviseteejuht läheb ikkagi nii-öelda siis rehabiliteerima mingit teatud juba sündmust, on olnud haigus ja hoiab teda siis reel, et see ei tuleks uuesti. No see on täpselt see sama asi, mis sa ütled, eks ole, et miks me raseduse ajal oma tervist hoiame ja pärast ei hoia. Et me saame selle ravi ja saame ka nii-öelda positiivse tulemuse, aga selleks, et siis pikalt tervena elada, on tarvis tegelikult teha järgmised pingutused ja selleks see terviseteejuht on mõistlik, ta ei ole tervishoiusüsteemi töötaja 100%. Ta on ikkagi kuskil seal vahepeal seostades nagu erinevaid inimese elu puudutavaid nurki ja tahke. No kõiki kasvajaid ei saa vältida ja absoluutselt on kõik see vajalik vähipatsientidele, aga suures pildis ma julgeks küll praegu öelda, et me ühiskonnana ja kõik koos käitume nagu üsna ebaratsionaalselt, kui me vaatame neid proportsioone, mis ressursid lähevad ravile võrreldus ennetusega. Ja meil on tegelikult väga paljud teenused olemas, meil on näiteks geeniriskidel põhinevad vähiennetuse teenused Eesti tervishoius kasutusele toodud, aga paraku tasuliste teenustena ja tegelikult saaks hea organisatsiooni korral just neid asju tehes, need integreerida terviklikku tervishoiusüsteemi alates esmatasandist välja, et minu meelest ikkagi see rõhk peaks palju rohkem tulema ennetusele, personaliseeritud ennetusele, inimeste toetamisele siis, kui nad on terved, eks ole. Et kui ma vaatan näiteks väga vajalikku tegevust, milleks on kingitud elu vähiravifond, eks ole, meil lähevad seal väga kallitele ravimitele inimesed nagu toetavad ja siis mõtled, et tegelikult me ei tohiks selliste olukordadeni üldse jõuda, kui neid ravimeid on vaja ja seda on võimalik tegelikult
teha sagedaste haiguste korral praegu. Peeter, kui palju neid sündmusi siis, haigusi, sellisesse faasi jõudnud haigusi, mida oleks võimalik parema diagnoosimise, suurema teadlikkuse juures varem avastada, kui palju neid tegelikult ühiskonnas on, kas me suudame kuidagi nagu öelda, milline see proportsioon on? See on erinevate haiguste korral erinev, eks ole, meil on juhtivissurma põhjus on südame-veresoonkonna haigused, suur hulk neist on täpselt tegelikult tervisekäitumise, aga ka meditsiiniliste meetmetega, kaasa arvatud vererõhu mõõtmised, kolesterooli mõõtmised, ennetatavad, eks ole. Suur hulk vähkidest, ega meil on juba seal nagu progressi oma jagu, eks ole, suitsetamise oluline vähenemine vähendab paljusid vähiliike, loodame, et alkoholi tarbimine väheneb, eks ole, meil on vähivastased vaktsineerimised, meil on nagu väga selged progressid. Aga ja sõeluuringuid tuleb ka juurde. Ja sõeluuringuid tuleb juurde ja nad laienevad ja ma väga loodan ka, et nad personaliseeritakse rohkem ja luuakse tegelikult ka inimesele selline terviklik terviseplaan tema riskide põhiselt. Sest me näeme just viimasel ajal neid jutte, eks ole, meedias, kus vähid tabavad ka nooremaid inimesi, need, kes ei ole sõeluuringu sihtgrupp praegu, aga paraku personaalsed riskid võivad olla nooremalt ka väga kõrged ja sellistel inimestel tuleks alustada sõeluuringuid varem ja see potentsiaal on tegelikult kasutamata, ehkki lahendused on olemas. Mulle tundub, et Peeter vihjab praegu siin või viitab siis Delfis ilmunud Taneli loole, kus siis ajakirjanik, mulle tundub, kirjutab seal enda loost sellest, kuidas ta natukene teisel poole sajandi piiri, igal juhul olles veel noorem kui siis sõeluuringule kutsutav sihtrühm, laias lastus juhuslikult, selle artikli mõte ongi see, et ta juhuslikult ise leiab selle riski, aga ongi juba hilja, sest et tegelikult tal on seal mingi faas olemas ja mulle tundub ka, et see lugu, ilmselt kuulaja, kui sa guugeldad ja otsid, tuleb see Delfi artikkel välja, see viitabki sellele, mis see meie tuumprobleem on, et meil on nii palju lisaks andmeid, mida me ei oska õigel hetkel kasutusse võtta ja mille pinnalt me ei tee neid elevust toetavaid tegevusi. Et me ikkagi jõuamegi puhtalt sellesse ärevustsooni, kus me hakkame asju vaatama sellel hetkel, kui meil on juba küsimused laual seotud konkreetsete probleemidega. Minu meelest see on Signe kogu selle asja nagu tuumküsimus ja see ei ole kellelegi etteheide, sest et lõpuks me ju tuleme sealt, kus külaarst tuli kohale, koputas korraks patsienti, kes lebas voodis, küsis, et kas ta söönud on midagi selge, no siis sõi midagi ja läks minema, eks, et me tuleme ju sellisest maailmast ja oleme täna jõudnud täiesti teise olukorda. No tegelikult neid vanuseid tuuakse alla ja tuuakse ka nende samade geeniriskide pärast alla sõeluuringutel samamoodi, et see protsess tegelikult on käimas, aga selge on see, et need riskid on jätkuvalt suured, et me ei jõua tegelikult piisavalt, meil ei ole lihtsalt seda geenitestimise teadmist ja kui on, siis me ei kasuta seda selle inimese puhul, et see arenguruum on siin tegelikult ikkagi tohutu, millega tegeleda tuleb. Aga mul on selline tunne, et selle elevuse hoidmiseks võib olla ka teadmine, et sul on kõrgem risk, mida me siis geenitehnoloogia ja personaliseeritud lähenemisega teame, ei ole ka alati piisav, et ma olen siin mitu korda nagu välja toonud, et inimesed ei ole ühesugused, inimeste käitumine ei ole ühesugune, et kui ühe inimese jaoks, et sul on see geenirisk seetõttu sellele haigusele nagu kõrgem, siis üks inimene hakkab väga vaatama, väga ennetama ja mõni läheb täitsa hulluks, eks ole, selle ennetamisega ja tervisliku käitumisega, aga teine tegelikult vilistab sellele. Nii et no vastupidi, isegi mitte ei vilista, vaid tõstab käed annab alla ja vajutab pedaali põhja. Et tegelikult kui Peeter siin räägib sellest tervise poolest, siis mina jälle püüan nagu natuke selle patsiendi poole peal olla või selle inimlikuma poole peal,
et kuidas inimesed käituvad, et mismoodi neid mõjutada ja siis me tuleme ikkagi selle juurde tagasi, et mis on need üldised ühiskonna hoiakud, mis on nagu see, mis sa lapsepõlvest kodust oled kaasa saanud, eks ole, et see kõik tegelikult, pluss siis see sotsiaalmajanduslik taust paratamatult, see seal mõjutab väga palju. Nii et need asjad on nagu keerulisemad, mis ei tähenda üldse seda, et me ei peaks panema maksimaalselt jõupingutusi sinna, et me selle geeniteadmise rakendame ikkagi konkreetse inimese tervise huvides. Ja ma just eile lugesin värsket Tervise Arengu Instituudi Eesti tervise aastaraamatut 2026 ja seal on toodud ka statistika välja, et ressurssidest 4% läks ennetusele ainult võrreldes tegelikult siis muuga. Ja ma olen kõigest väga nõus, et väga palju sõltud inimeste enda suhtumisest ja juba lapsepõlvest ja teisalt ütleks niimoodi, et meil oleks kõigil koos võimalus olla Eesti tervikuna innovatiivne tervise elevusele suunatud riik, innovatiivsete lahendustega, digilahendustega, geeniinfo kaasamisega. Muuseas, meie anname alati ka madala riskiga inimestele kaasa soovitused ka muude tervisekäitumiste osas, mis riske vähendavad, sest tõsi on see, et kõik ei ole geenidest ja väga palju on sellised lihtsad asjad nagu liikumine, kehakaalu korrashoid ja muud tuntud tervisekäitumise meetmed. Aga mõistlik oleks see, et inimesele tuletatakse neid tema kas või esmatasandi tervishoiusüsteemi poolt regulaarselt meelde ja võiks olla selline väike regulaarne kontroll, et dünaamiline tervise jälgimine, meeldetuletus nende faktorite kohta, eks ole, kui on näiteks kõrge risk, ma ei mõtle ainult geneetilist, aga näiteks ka perekonna anamnees või on mingi verenäitaja korrast ära, et siis ta saaks regulaarselt info, mida nüüd teha, mida kontrollida, regulaarse plaani, aga peame ju nentima, et terviklikult meil praegu sellist asja ei ole, mis jälle teisipidi mõeldes oleks suhteliselt lihtsalt tehtav, rakendatav. Teadus on olemas, meil on tervishoiusüsteem olemas ja seal oleks vaja sellist organiseeritud tegevust, et need asjad lihtsalt ära teha ja käima panna. No, see kõlab nii lihtsalt, Peeter, et teeme lihtsalt ära seal. See ju tähendab nagu selle mõtlemisviisi täiesti pea peale pööramist. Sest et kui me oleme täna orienteeritud sellele, et meil on nii palju voodikohti, meil on nii palju seal patsiente, meil on nii palju kulutusi, ise te ütlete, 96% läheb ikkagi ravile, mitte ennetusele, eks ju. Et see ei ole nii sama lihtne, et kuidas me selle pea peale pöörame nii, et me... Ma näen, et siin on palju ikkagi murrangut toimunud. Alles ma meenutan mingeid aeg tagasi oli tõsine perearstid ütlesid välja sellist asja, et ärge muutke terveid mehi haigeteks, eks ole. Ma ei kujuta ette, et täna keegi perearstides julgeb sellist asja enam öelda peale uuringuid, mis näitasid, et enamikul 40-ndates eluaastates meestel olid varjatud tõsised terviseprobleemid, mida ütleme ennetustegevustega enne haiguse lõplikku väljendumist saab korrigeerida. Nii et siin juba on ühiskonnas toimunud olulised muud. Tõsi, me räägime eeldiabeedist ja nii edasi, et see on juba miski, kus on võimalik pöörata. Sa jõudsid, Peeter, nõks enne mind välja öelda selle esmatasandi tervishoiu ja see on tegelikult üks võtmekoht kindlasti ja mitte ainult perearstid, vaid tegelikult ka kooliarstid ja siin laiemalt, eks ole, tegelikult võiks ka töötervishoiu poole natukene vaadata siin, aga ma käisin mingi paar kuud tagasi arsti juures, kolesterool oli natuke kõrgem, kui oleks hea ja pärast ütles selle peale, et ei, ma sulle tablette ei kirjuta, et mõõdame sügisel uuesti, et tee aktiivselt trenni. Ja see oli ka üks selline elevuse hetk mul jälle, et tõepoolest iseendast nagu sõltub tõesti päris palju, aga häda on ju selles, et sagedasti inimesed kurdavad, et nad ei jõua isegi viirus- või külmetushaigustega perearsti juurde, et see kontakti saamine on keeruline, et perearstil pole piisavalt aega, on palju patsiente ja kõik need muud hädad, pluss see, et perearste on meil vähe, et nende keskmine vanus on kõrge, et see, et me saavutaks selle olukorra, et perearst on tõepoolest mõnes mõttes natuke nagu terviseteejuht, eks ole, kes avab silmi ja loob võimalusi, et see on tegelikult keeruline.
mulle tundub, et Peeter räägib natuke teisest asjast, ta ei mõtle seda, et peaks minema kohe automaatselt kogu aeg perearsti juurde. Teisest valdkonnast võrdluse, eks ole, et kunagi oli meil, me mäletame seda aega, kui meil olid, kõik teadsime, kus meie pangakontor on. Eks me käisime oma raha asju ajamas füüsilises pangakontoris. Täna me ei käi enamusel juhtudel pangakontoris kohal, eks ole. Et need digilahendused on tulnud ja muutunud asja üsna palju ja ma arvan, et siin ka tegelikult räägitaksegi praegu ühe Eesti tervishoiu jätkusuutlikkuse stsenaariumis niinimetatud digilootust. Ja ma olen nagu täiesti nõus, et just sellised ennetavad asjad saab rakendada niimoodi, et me ei pea käima, eks ole, nagu raviasutuses või isegi perearsti juures. Et näiteks meie just sellepärast, et need personaliseeritud vähiennetusteenused oleks võimalik rahvastikupõhiselt rakendada, oleme arendanud välja digilahendused, kodupõhised digilahendused, info liikumine digitaalselt ja kui siis vaja, siis on võimalik ka teha nagu videokonsultatsioonid ja eriti kui me praegu näeme sellist aega, kui tehisintellekt mitte ei asenda tervishoidu, aga tuleb väga tugevalt ikkagi appi, eks ole, selle info haldamisele, info andmisele, siis ma arvan, et see on suhteliselt realistlikult tehtav. Ja mis puudutab töötervishoidu, siis see tuleb ikkagi väga selgelt nagu ümber teha, sest see töötervishoid nagu vanas kontseptsioonis meil oli, seostub sellega, et kuidas ma ütlen, tööstuses, töös, kus on mürgid, kahjulikud keskkonnad, tänapäeval enamik inimesi on ju kontorikeskkonnas sisuliselt, kus aplitseeruvad kõik tavalised tervisekäitumise lülisamba probleemid, eks ole, pinged kaelas, peavalud, silmanägemine, eluviis kui selline liikumine ja mulle mõnes mõttes on täiesti arusaamatu, miks töötervishoid on nagu sellest midagi nagu eraldi, et ta peaks kogu selle perearstiabi ennetusega olema väga selgelt integreeritud ühtseks ennetussüsteemiks. Ja, sest et lõppude lõpuks ei ole olemas töötervist ja ei ole olemas minu ülejäänud elutervist. Siin ma olen, Peeter, sinuga täitsa nõus, et sama mul on ka rehabilitatsiooni valdkonnas, et ei ole ju see, et on töötamise kontekstis minu rehabilitatsioon, siis kodus toimetuleku kontekstis ja siis veel tervise taastusravi, eks ole, et mina olen üks inimene ja et seal ei ole nagu seda kõike vaja. Aga mina muretsen küll selles mõttes, et inimesed on hästi-hästi erinevad, vanusest tulenevalt, erinevad muud tunnused, et ma arvan, et me peame selle võimaluse looma, et sul oleks ka need AI ja digiabimehed, aga küsimus selles, et kui paljud inimesed seda kasutavad, sest inimesega kontakt, eksperdiga, spetsialistiga kontakt on väga paljudel juhtudel tegelikult ikkagi vajalik, mis annab sulle, selgitab sulle ja annab sulle nagu tegelikult ka selle julguse esimest sammu võib-olla astuda, kui sul on mingid riskid kõrgemad. Nooremad põlvkonnad, ma olen täiesti nõus, on rohkem selle internetimaailma ja AI usku, aga kui ma mõtlen oma ka mõned endaealised, aga ka minu vanemad, siis ma mõtlen, eks ole, need samad sotsiaalmajanduslikult mitte nii heal järjel ja tegelikult meil jääb ikkagi selline hulk ühiskonnast, kes on siis aktiivsed, kes jälgivad oma tervist ja teine, keda on vaja paratamatult järgi tõmmata ja seal ma ikkagi esmatasandi tervishoiu rolli näen. Ei, absoluutselt nõus. Tegelikult on isegi õiguskantsler toonud välja, et põhiseaduslik õigus on, kui ma ei taha kasutada digilahendusi, siis mul peab olema muud. Et absoluutselt, see peab olema paralleelselt. Meie kogemus, meil on uuritud näiteks selle rinnavähi personaliseeritud ennetusega Eestis tehtud projektid ja seal 80% naisi ei vajanud täiendavat suulist nõustamist ja see võimalus oli kõikidele tasuta olemas, 20% circa naisi valis, et inimesed on erinevad, need võimalused peavad olema, aga oluline on just ka anda nagu selline, kuidas ma ütlen, struktuur, nii nagu raseduse korral, mis täpselt, mis uuringud, millal teha, see plaan kogu elukaareks. Mulle lihtsalt tundub, muidugi me vaatame siin aastal 2026 suvehakul kogu seda küsimust ja samal ajal kõik ju prognoosid ütlevad meile ette, et kuhu me liigume. Et mulle tundub, et ei ole võimalik enam nagu välistada seda, et inimese enda panus, enda aktiivsus on oluline
ja et ta on kuidagi kaasas. Ja täna lihtsalt, ma ei tea, Signe, oled sa nõus või mitte, aga täna lihtsalt on nagu sisustamata see, et patsiendi vastutus kasvab. Et mulle tundub, et see lause, me oleme kuulnud seda paar viimast tervishoiuga seotud ministrit on seda kogu aeg rääkinud, võib-olla isegi üle 10 aasta oleme rääkinud. Ja mulle tundub, et selle juures mõeldakse siis seda, et ise oled süüdi, kahjuks, nagu pealistekstina. All proovitakse võib-olla öelda, et oi, et toitumist rohkem, liikumist rohkem ja nii edasi. Need on sellised üldsõnalised soovitused, mis on vajalikud, eks ju, mis on ülivajalikud, aga ei anna selles maailmas, kus me elame, nagu liiga täpseid suunisid. Me teame, mis on õige, aga realiseerimine selle sees on ikka väga raske, sest inimesed ongi kõik erinevad. Inimesed on erinevad, ei anna, ma olen nõus, et sellest on pikalt räägitud, et igal ühel on ka oma vastutus oma tervise eest ja vanemad peavad veel ka laste eest vastutama, eks ole, aga mis on selle tulemus, on see, et kaitseväkke noormehi võtta pole võimalik ja varateismelised on väga suures ulatuses ülekaalulised, et see on see tulemus. Tähendab, see, mis me oleme teinud siiamaani, ei ole tegelikult tulu toonud ja me teame ju ka seda, et kui tööealist see kiht nii-öelda väheneb, siis tegelikult sotsiaalmaksu laekub vähem ja meil on järjest vähem ressursse oma inimestele avalikke teenuseid, sealhulgas tervishoiuteenuseid pakkuda. Samal ajal teenused lähevad kallimaks. Arstid tahavad palka, mis on see kõige suurem komponent, aga tegelikult ka meditsiinitehnika läheb kallimaks. Ravimid on kallimad, mis on kõik normaalne, eks ole, et me ju liigume edasi ja me tahamegi, et meie inimesed saaksid maksimaalselt head ravi ja kõike seda. Seda enam on oluline, et oleks olemas see teadmine, on ta siis AI või muu infotehnoloogiline lähenemine, et kuidas ma ise ennast aidata saan, võib-olla see on mingi uus tõukejõud, kui inimene ikkagi mustvalgelt näeb, et tema näitajad on niisugused, mis on faktipõhised ja AI soovitused seal kõrval on siis järgmised, eks ole. Ja sinna juurde tuleb võib-olla siis see soovitus ka, et nüüd kindlasti on vaja võtta arstiga ühendust ja siin on veel, on kõigest sellest meil on siin teatud selline poliitiline vastuolu tegelikult, et meil on räägitud solidaarsest ja universaalsest tervishoiust ja tegelikult me ei suuda sellist täiemahulist kaasaegset solidaarset ja universaalset tervishoidu tagada ja nii või teisiti peab meil on praegu solidaarne siiski. Solidaarne, jah. Et me seda tegelikult ei suuda kaasaja just nagu tehnoloogiate võimaluste, ravimite arenguga nagu tagada. Ja teisipidi on just see, et vahel jäetakse ka inimestel nagu ekslik mulje, et nüüd riik hoolitseb teie eest, et ärge teie muretsege, eks ole, selle samas sellise solidaarsus universaalsusega ja nüüd väga oluline nihe on see just, et tegelikult tuleb ka nagu inimesteni, kõikide perekondadeni, noorteni viia see mõte, et esimesena tuleb oma tervise eest hoolitseda ise. Täiesti nõus sellega, sest mina olen kasvanud selles perekonnas, kus isa oli Eesti meister boksis, ema oli Eesti koondises sulgpallur ja minu lapsepõlv oli selline, et tahtsin sõbranna sünnipäevale minna kartulisalatit appi tegema ja palun, mets on seal, need kilomeetrid suusatad, siis lähed. Ja, aga mida see siis tähendab, et mis see vastutus on, mille pealt see tekib ja kuidas see välja kujuneb, et see kõik on arusaadav, kui saab metsas suusatamisega selle ära lahendada, aga me ju teame, et neid metsas või spordisaalis jooksjaid, liikujaid, lapsi on väga palju, aga kui nad jõuavad siin autoga, lähevad ka koju autoga, siis võib-olla sellest kõigest ei piisa. Kuulge, aga lihtsalt lõpu küsimus. Tõusiga on ka riskantne. No ja muidugi. Ma tulen siiski ühe sellise teadusliku jutu veel vahel, et kui me hakkasime personaalmeditsiiniga riiklikult tegelema Eestis aastal 2015, tehti selline eeluuring ja tegelikult seal on nagu toodud see personaalmeditsiini mõiste sügavamalt ja seal on see personaalne, etteennustav, riske määratlev, aga olulise komponendina ka kaasav. Et
inimene kaasata, arvestades ka tema selliseid psühhokognitiivseid eripärasid, inimesed, me teame, on erinevad ja need komponendid, see kaasamine ja inimese sellise psühholoogilise soostumuse arvestamine on nende teenuste juures äärmiselt olulised ka, mis peabki olema nagu sellesse tervikteenusesse kontseptuaalselt sagedasti määrab tulemuse tegelikult. Jaa, täiesti nõus, Peeter, viimane küsimus, mis on see, kus täna me oleme nagu täiesti nendest põhikontseptsioonidest, mida personaalmeditsiini kontekstis tagasi sõnastatud sai, kus me oleme täiesti jätnud selle teema käsitlemata, kus me oleme mingis pimenurgas, mis vajaks muutust, et me päriselt saaksime ühiskonnas astuda sammu tulevikule lähemale, teades, et selle töö abil võiks miski muutuda positiivsuse suunas? Ma ei julgeks öelda, et me oleme kuskil pimenurgas, ma usun, et me oleme sinnapoole tegelikult Eestis liikumas, et ma alati tahaks ütelda seda, et Eesti kontekstis kõikidele meile, Eesti inimestele, et ärme vaatame seda täpselt, kuidas välismaalt tehakse või ärme kopeerime, mõtleme ka oma peaga, ka tervisekäitumises, tervishoius, näitame selliseid lahendusi Eestis, mis on väga head ja mis oleks eeskujuks kogu muule maailmale. Signe, kohe hetke pärast, ma arvan, et veel ei ole tehtud, aga kohe hetke pärast läheb erakondade peakorterites järgmise valimiskampaania lubaduste üleskirjutamine või lahtikirjutamine. Võib-olla juba vaikselt käib ka kuskil juba, märkmepaberid on juba kirjutatud. Mis see on, mille üle järgmiste valimiste kontekstis peaks toimuma tõsine debatt selleks, et me saaks uskuda, et me tõesti liigume tervema ja ühiskonnana vähem haigustest tulenevat koormust kandva ühiskonna poole. Et mille üle tuleks järgmiste valimiste kontekstis asjad selgeks vaielda? No laialt on levinud see arusaam, et me peame rääkima tervishoiu rahastamisest ja siis jõutakse alati selleni, et raha on vähe ja seda on vaja juurde ja seda kuskilt võtta ei ole. Siis ma olen sügavalt veendunud, et mingite aastate perspektiivis tegelikult päriselt ongi raha juurde vaja. Nüüd küsimus selles, et kuidas me seda raha kasutame, et mille peale seda raha juurde vaja ja kas kõik senised tegevused on olnud need, mida me peame tegema. Et need samad proportsioonid, 4% ennetusele ja 96% ravile, et seda kõike tuleks kuidagi kallutada ennetuse poole, sellepärast et siis see ravi pool kahaneb iseenesest, me jõuame varem, see ei ole nii kulukas ega nii pikaaegne see ravi. Et see on, ma arvan, üks lähenemis, mida varem me avastame, seda vähem kulukas on ju inimese ravi. Minu üks tees on see, et ühiskond annab ka tervishoidu parema meelega raha juurde, kui tervishoid ise muutub paremaks. Tulemuslikumaks, kui me saame aru, et sealt päriselt toimuvad muutused. Signe Riisalo, Peeter Padrik, suur aitäh, et aitasite olla uudishimulikud oma tervise suhtes. Palju tervist, aitäh!